mul on maampann peas, nii et this thing is going down. Äkki oled sa värske ema, võib-olla sa just praegu ootad last, võib-olla sa plaanid last. Ma usun nagu, et sa tunned ennast natukenegi nendes olukordades ära või siis hirmutan ma su lihtsalt laste saamisest nagu valgusaastate kaugusele. See on rohkem lihtsalt siuke rahulik chati video. Esiteks ma üritasin olla lapse kasvatamiseks valmis nii palju, kui ma sain. Ma lihtsalt olin läbi vettinud sellest. Ma lugesin raamatuid, ma lugesin kasvatusmeetodeid, ma lugesin artikleid, ma kuulasin videoid, ma nagu tegin kõike seda researchi. Ma isegi veel ei teadnud, milline Harald olema hakkab, milline isiksus ta on, mis tema peal toimib, mis tema peal ei toimi. Ometigi millegi pärast ma arvasin, et ma pean nagu olema nii valmis, et ma pean täpselt teadma siis, millise kasvatusmeetodi ma valin ja hakkame teda kohe selle järgi nagu kasvatama. Ja ma lihtsalt ajasin ennast sellega hulluks. Ma oleks lihtsalt nii palju närvirakke endale säästnud, kui ma ei oleks nagu nii obsessionud selle mõttega. On ilmselge fakt, et ma kartsin, et ma jään kõigest ilma. Ma arvasin, et mu sõbrad kaovad ära, et kõik, mida ma siiamaani teadnud olen nagu küsimärgi all, et ma kaotan ise ennast, et nagu selles mõttes, et ma jään üksinda ja kõik need mõtted kogu aeg käisid läbi. Girl, let me tell ya, neid võimalusi on küll ja veel. Neid kordi, kus keegi kutsub mind kuskile ja ma actually saan Haraldi kuskile panna ja mul on võimalus minna. Ja siis ma hommikul ärkan ülesse ja mõtlen nagu, et kas ma viitsin ennast sellest stressidest välja jääda ja pessu minna ja valmis sättida ja minna actually välja kuskile. Ja siis Haraldit panen magama ja ta võtab mu sõrmest kinni nii kõvasti ja siis ma olen nagu no can do. Ja siis ma lihtsalt istungi kodus assuga, paneme päeva lõpuni, ma ei tea, Lego ronge kokku ja see on nagu parim päev ever. Mis toob mind järgmise mõtteni, mis oli minu jaoks võib-olla kõige hirmutavam. Ja sellest ma ei ole ausalt öeldes isegi mitte kunagi varem rääkinud. Ma ei tea, ma võib-olla isegi siiamaani natukene kardan seda. Kui Harald oli sündinud, siis ma koheselt kuidagi jäin ootama seda pirni, mis mul peas nagu põlema lööks. Minu laps ja see on minu ime ja kõik kuidagi see nagu wow, boom, elu on teistsugune, rõõmupisarad ja kõik see nagu ma nii kuidagi üritasin nagu seda pressida enda seest välja. Ja minu jaoks ei olnud nagu see, et laps pandi mulle rinnale ja ma oleksin kohe nagu teine inimene. Mul kuidagi alguses üleüldse võttis aega, et harjuda sellega, et see laps on minu laps. Nagu seriously, see kõlab veidikene võib-olla imelikult, aga senikaua, kuni ma teda kandsin või senikaua, kuni ta kõhus oli, tundus nagu lapse see, et ta nagu, et reaalne minu laps kasvab minu kõhus. See tundus nagu nii kauge tulevik, see emaks saamine. Ja siis, kui see üks hetk kätte jõudis, siis ma pigem olin nagu ehmunud. Ma mäletan, ma nutsin küll, aga ma nutsin pigem nagu sellest kergendusest ja sellest kuidagi, et see sünnitushetk ise lihtsalt on selline. Aga läks paar päeva mööda, me olime perepalatis ja siis hiljem, mida rohkem aega sa temaga nagu veedad ja mida rohkem sa nagu saad lihtsalt rahulikult voodiserval istuda, teda vaadata ja nagu seedida seda mõtet. Nagu ei ole põhjust muretseda, see ema lõvi lööb välja niikuinii lihtsalt võib-olla mitte kohe. Ma ei tea, võib-olla on see, võib-olla näiteks teise lapsega on teistmoodi, võib-olla teistel inimestel on teistmoodi. Imetamine. Mul polnud aimugi, et see on nii vaevaline, raske ja valus. Ma ausalt öeldes arvasin, et see on suht siuke natural asi, ma ei pööranud sellele enne Haraldi saamist üldse tähelepanu. Siis ma kuidagi eeldasin, et need funktsioonid ja kõik siuksed asjad hakkavad nagu automaatselt tööle, et kõik laabub kuidagi iseenesest ja see on selline loomulik protsess. Ei ole ikka küll. Ma jamasin sellega sünnitusmajas, ma jamasin sellega kuid pärast kodus, ma valutasin lihtsalt kõik need asendid, võtted, kogused, pudelid, kaitsmed, kõik see lihtsalt need ajad ja need kõhuvalud, need krambid, ma isegi ei taha meenutada.
aga see läks ka siuke paari nädalaga mööda, aga esimesed nädalad ma lihtsalt andsin oma peas vähemalt 20 korda päevas alla selle koha pealt. Mõtlesin nagu ei, see ei ole võimalik, ma ei saa sellega hakkama, see ei ole nagu reaalne, kas see võibki olla nii valus, kas see ongi normaalne, et see nii on. Lõpuks lihtsalt su keha harjub ära sellega, aga lihtne see küll ei ole igatahes. Kõigil on sulle nõu anda ja keegi ei taha tegelikult halba. Kui ma midagi parasjagu tegin Haraldiga ja keegi mind parandas või keegi ütles midagi või rääkis midagi või vestluse käigus kuidagi juhendas mind või midagi sellist, siis ma tundsin ennast nii ohustatult. Ma tundsin, et mind rünnatakse. Ma tundsin, et ma ei saa hakkama, et kõik arvavad, et ma ei oska mitte midagi teha ja siis nad peavad tulema mind õpetama või seletama. Ja ma isegi muutusin kohati nagu kaitsvaks selle koha pealt. Kui sa oled millegi üle oma elus nii uhke, siis see on nii loomulik, et sa tahad seda jagada. On kohad, kus sa pead midagi nagu läbi filtreerima või haarama mingitest nõuannetest või vestlustest endale ainult vajalikud asjad ja muu lihtsalt laskma enda peast välja. Kõike ei saa ka võtta puhta kullana ja kõik need otsused me teeme lõppude lõpuks ise. Uni. Uni on pikaks ajaks unustatud mälestus. Ta on nagu reis kuule. See ilmselt ei jõua sinna mitte kunagi. Aga aeg-ajalt ta ilmutab ennast sulle ja nagu näitab, et ta on real ja mitte su peas välja mõeldud. Aga see on ainult viivuks. Ja see on niimoodi umbes esimesed pool aastat. Ja let's be honest, minul Harald on 1,5 ja ta ei maga siiani tervet 8 tundi järjest. Siis lapseriided. Ma samamoodi tahtsin olla nii valmis, kui ma veel saan enne Haraldi sündi. Millegipärast ma arvasin, et ma elan kuskil Marsil, et ma ei saa poodi, kui laps on sündinud, et mul ei ole võimalik poest mitte midagi juurde osta. Ja nii palju suurusi riideid lihtsalt on väiksed. Ei, vastupidi, on suured, ei lähe, proovin ei lähe ja siis järsku need väiksed. Ja siis nagu kui palju asju on mul siltidega praegu. Okei, Eerik, ma loodan, et sa ei kuule seda. Kui palju asju on mul siltidega praegu pani paigas. Riideid ja mingisuguseid mõttetuid vidinaid, mida mul absoluutselt tarvis ei läinud. Aga millegipärast, kui mul asjad ootasin ja ma käisin beebipoodides, siis ma arvasin, et mul peab nagu kõik see olemas olema. Laps ei ole nagu mingisugune koduarist. Siis majast väljumine, õigeks ajaks jõudmine. Kui palju on olnud neid olukordi, kus ma jään pool tundi hiljaks üritusele, kuhu ma olen juba tund aega hiljaks jäänud. Sellepärast näiteks, et ma ei tea, Harald joob topsist vett ja järsku tuleb see kork või kinnitus lahti ja siis ta ajab kõik selle endale kaela ja ma jään seda vahetama. Ma ei tea, tuleb mingi number 2 külla kuskil täpselt sellel hetkel, kui me oleme kodust väljumas. Või siis näiteks ma olen oma käekoti juba koridori valmis pannud ja siis ta tõmbab sealt mingisuguse mu puudri lahti. Ja siis ta on nagu ise üleni koos sellega, põrand on koos sellega, mu käekott on täis seda ja kõik muud asjad täpselt samamoodi. Oli inimesi, kes väga pahandasid ja nagu I'm sorry, aga see planeerimine lihtsalt, mille sa pead tegema eelmisel õhtul, et järgmiseks õhtuks kuskile õigeks ajaks jõuda, on militaarne. Sa pead olema nii ette valmistunud ja siis võib ka kõik luhta minna. Iial ei ole seda garantiid. Ma ei teadnud alguses kõike ja kui ma Haraldi sain, mul oli siuke tunne, ma ei tea mitte muufigi nagu. Aga ma kuidagi eeldasin või arvasin, et inimesed või et minult eeldatakse, et ma teaksin siin ilmas kõike. See ei ole nii, see ei ole absoluutselt nii. Kõik vajalikud teadmised mingiteks eluetappideks tulevadki sellel ajal, kui me selles momendis sees oleme. Ma ei mõtle praegu selle peale, et kui mu Harald teismeline on, mida ma siis teen. Ma mõtlen selle peale siis, kui ta teismeline on. Sa saadki anda endast parima sellel hetkel nende teadmistega, mis sul parasjagu on. Kui sul on uued teadmised, siis ole jälle parem, tee jälle paremini. Ja kui sul on veel uued teadmised, siis sa saad jälle parem olla. Aga senikaua selles momendis, kus sa oled tagant järgi, kui ma mõtlen lihtsalt selle hetke peale, kui Harald näiteks 3 kuune oli, 6 kuune oli, et ma oleks võinud nii teha,
siis nagu how, kui ma sellel hetkel andsin niigi endast parima. Sa ei ole üksinda oma lollide idiootsete mõtetega. Ja teiseks see, et lihtsalt mitte ennast piitsutada. Sellel ei ole vajadust, sellel ei ole mõtet ennast lihtsalt peast pööraseks ajada niigi sellel pöörasel eluetapil. Ma olin emaks saades 21 ja ma ei teadnud mitte kräppigi elust ja emaks olemisest. Ja üleüldse mitte millekski tundub mulle praegu. Ei teadnud ma siis. Sellega ma täna lõpetan ka. Ja ilmselt ma teen selle kui hästi me üksteist teame Eerikuga video ka ikkagi, sest ma vaatasin, et see vote mu Instagramis on suht võrdne. Nii et ja ma tegelikult ise tahaks ka seda videot teha, nagu see oleks põnev endale ka väga huvitav. Aga davai ka, ma kiirustan nüüd, sellepärast et Asju magab ja praegu ma saan töödelda seda videot. Ja muidugi kasutada seda aega koristamise jaoks. Bye!